Tere päevast, mina olen Anna-Karolin ja ütlen, et midagi on, mida me juba väga hästi teame ja see on see, et milliseid oskusi meil on tulevikuks vaja. Keegi kindlasti väidaks mulle, et ei tea, aga ütlen ausalt, et tänu Oskale on siis Eestis olemas väga head uuringud, milliseid oskusi on järgmise 20 aasta jooksul või vähemalt 10 aasta jooksul ehk tarvis, ehk mida ütlevad tööandjad. Aga kui me korra järele mõtleme ja mind on see küsimus piinanud pikka aega, enne kui ma ise sellele vastus otsisin, see, et mida inimesed tahavad õppida. Kindlasti meid kuulab ja jälgib palju hariduspraktikuid, kes juba aimavad, mida inimesed tahavad õppida, aga koolitusturu kohta ei ole kättesaadaval väga sellist süsteemset ja head infot. Ja 2022. aasta kevadel, ehk siis viimasel kevadel, mina ja 3 ülikooli ning Haridus- ja Teadusministeerium otsisime sellele probleemile vastuseid. Nimelt viisime siis me läbi Emoris koolitusuuringu, kus me küsisime inimeste käest, mida nad tahavad õppida, kuidas nad tahavad õppida ning mis nad nendest mikrokvalifikatsioonidest arvavad, mis siis paari aasta jooksul peaksid otse kui suure avalikkuse tähelepanu alla saama, kuigi neid pakutakse juba praegu. See uuringu tulemused ei ole küll detailselt avalikud, seda kasutuslitsentsi saab Emori käest, aga täna ma natuke sellest uuringust räägin, nii et vaatajad võivad tunda, et saavad eriti haritud sel teemal. Nii et teile siis väike eelis. Aga enne seda mõtleme korra ise. Paneme ennast ühe inimese vaatesse. Igaühel meist on kindlasti nimekiri koolitustest, kuhu me tahaks minna, aga me kunagi ei lähe, sest need on tüütud, võtavad palju aega ja praegu ei jõua. On aga kindlasti mõni koolitusteema ja hea koolitus, kuhu kui me läheks, võiks juhtuda, et juba paari kuu jooksul meid võiks oodata oma töös või isiklikus elus mingi edasiminek. Võtke korra aeg ja mõelgem, milline võiks olla see koolitusteema teie jaoks, mis teid võiks elus kuidagi edasi aidata. Mina ütlen ausalt, mul on vaja minna väga heade müügiläbirääkimiste koolitusele, mitte lihtsalt tavalisele, vaid väga heale. Ja tööaega on mul ka vaja õppida paremini planeerida. Mul on selleks õnneks üks kolleeg, kellel on väga head Exceli oskused. Loodan, et ka teil on mõni see teema mõttes ja just selliseid asju me ju inimeste käest teada tahtsime. Esimesena vaatame korra, kuidas me seda uurisime, lihtsalt selleks, et oleks lähenemine selge, et ma ei räägiks mingisuguseid valesid. Me uurisime seda nii, et me kõigepealt küsisime kogu elanikkonnalt seda, et kes ja kui palju teist plaanib järgneva 3 aasta jooksul end siis haridusalaselt täiendada. Me saime teada, et 55% inimestest ütlesid jah, vähemalt järgneva 3 aasta jooksul midagi ma kavatsen siis õppida. Ja nüüd tulenevalt siis nende inimeste profiilist me vaatasime sealt edasi nende õpihuviliste inimeste täpsemaid eelistusi. Et mida, kuidas ja kui palju nad siis täpselt õppida soovivad. Ja võin ka kohe öelda, et selle 55% hulgas oli rohkem võib-olla natuke nooremaid, kõrgema sissetulekuga inimesi, natuke vähem ehk mitte eestlasi, 50+ vanuses inimesi, et seal oli kerge lõhe. Aga sellegi poolest üle poole Eesti elanikkonnast kindlasti varsti midagi uut õppida plaanib. Ja seda võib-olla isegi siis organiseeritumal moel, kuna midagi me õpime iga päev igal juhul. Et siis kui te saate, võite siis väga kiiresti heita pilgu nendele taustatunnustele ja kõige suurematele lõhedele. Kõik roheline on siis see, et õpin ja kõik hall on siis see, et ei, selle 3 aasta jooksul ma midagi ei tee. Aga see ei ole ehk isegi kõige tähtsam. Mind ennast nii väga huvitas see, et mida siis inimesed õppida tahavad. Ja me küsisime neilt seda nii valdkonniti kui ka lihtsalt laduge teemad lauale. Mida me teada saime, oli siis see, et inimesed tahavad üldiselt õppida üldisi asju, et saada paremaks ja efektiivsemaks töötajaks või inimeseks. Nagu näha, ja ma näitan ka hiljem koolitusteemade lõikes, kõige rohkem tahetakse õppida isiku arengu teemadel. Ja need ei ole tingimata see, et ma tahan, veel üht Discord-profiili, vaid pigem inimesed tahavad õppida, kuidas juhtida oma aega, kuidas olla hea kolleeg, kuidas olla hea juht, kuidas tulla tööl pingega toime. Samamoodi on inimesed väga keelemaiad, see teeb eestlaste ja eestimaalaste puhul alati väga rõõmsaks ning me näeme, et inimesed tahavad õppida palju ka IT-d, nad arvavad, et ka nende tööandjad tahavad, et nad IT-d õpiksid. Ja samamoodi on väga populaarsed igasugused äri- ja ettevõtlus-haldusoskused, mis on siis ärindus ja haldus. Ning sealt edasi tulevad järgnevad teemad, see ei tähenda, et need teemad ei ole olulised või head, pigem neid on inimesed valdkondadena vähem välja valinud. Mis võib ka tulla sellest, et need teemad on veidi spetsiifilisemad.
See oli siis see, kui me küsisime, et inimesed valiksid ja tooksid välja valdkonnad. Siis aga me küsisime nende käest ka täpsemate koolitusteemade kohta. Ja ka sealt tuli välja üpris sarnane pilt. Just selline juhtimine ja üldoskused, väga palju igasugune. Ja siin see juhtimine, miks ta siit sõnapilvest välja paistab, on sellepärast, et taheti õppida igasugust juhtimist. Kõike on vaja juhtida. Aega, ennast, kolleege, protsesse, äri, ettevõtted ja nii edasi ja nii edasi. Et siin, kui keegi otsib uut koolitust, siis juhtimist võiks mainida. Samamoodi on siis sellega seotud igasugused üldoskused, äri- ja haldusoskused, psühholoogia, just selline vaimne toimetulek või kuidas isegi olla parem lapsevanem. Need on teemad, mis inimesi paeluvad. Ja samamoodi IT, inimesed ju tajuvad seda sama survet, mida tegelikult, millest Merlin ka meile rääkis. Uurisime natuke ka üldoskuste kohta. Kuigi inimesed tegelikult üldoskusi mainisid juba valdkondade juures, siis me nägime, et ka seal mingis mõttes tulid välja sarnased tulemused. Inimesed tahavad tegeleda ja õppida kõige rohkem enesejuhtimisega. Et eks me mõtleme, et ikka on asju, mida ma peaksin või võiksin teha paremini. Ning samamoodi tahetakse väga palju õppida võõrkeeli või digitaalseid oskusi. Ning näeme, et siit tulevad nii enesejuhtimise kui ka teiste juhtimisoskused ja arvatakse, et tööandjad tahavad, et väga palju parandatakse oma meeskonnatöö oskusi. Ja võõrkeeltest, eks ole, suhteliselt lihtsad valikud. Kui mu eesti keel ei ole mu emakeel, tahan ma sageli õppida eesti keelt. Ning kui eesti keel on mu emakeel, siis ma tahan sageli õppida inglise keelt. Kuigi eks inglise keel ühendab meid kõiki või selle õppimise vajadus. Me küsisime inimeste käest ka seda, et kui palju nad oleks nõus koolituste eest maksma. Ja saime teada siin muidugi selle 45% sees on ka 0 eurot, igaks juhuks hoiatan. Et näeme, et tegelikult inimesed on valmis ikkagi aastas, ütleme suht suures osakaalus niimoodi 200–600 eurot koolituse eelarvesse panema. Ja kui me uurisime, mille eest nad soovivad maksta, siis rohkem räägiti täienduskoolitustest, kuigi see võib ka peegeldada lihtsalt seda, et ollakse harjunud, et igasuguse tasemehariduse eest maksab ühiskond või riik. See oli siis võib-olla sissevaade inimeste huvidesse. Ma ei tea, kas te olete märganud, võib-olla inimesed hariduses on juba mikrokvalifikatsioonide tulekuga harjunud. Aga tegelikult avalikkus ju sellest väga palju ei tea. Meil küll ülikoolid väga tublisti teevad teavitust, aga me ei ole tegelikult ju andnud sellele sellist veel seaduslikku raami. Seega võime korra mõelda ja oma peas pakkuge, pärast kontrollime seda, et kui palju inimesi üldse teab praegu mikrokvalifikatsioonidest. Ja pidage meeles, et me siin kaardistasime siis õpihuvilisi, nii et võiks eeldada, et tavalises elanikkonnas on see protsent ikkagi veidi madalam. Me saime teada, et praeguse praktika alusel kevade seisuga teadsid mikrokvalifikatsioonidest midagi 22% õpihuvilistest ja 78% ei teadnud. Kes olid kuulnud, ütleks, et ilmselgelt need sihtrühmad, kes ülikooli või kõrgharidusega juba kokku puutuvad. Naljakas oli see, et tartlased teadsid ikka väga hästi. See on sellepärast, et ülikool on tõenäoliselt suur tööandja. Nooremad, võib-olla kõrgema sissetulekuga juba kõrgharitud inimesed, ehk oli info nendeni jõudnud. Muret tekitaval kombel aga olid vähem kuulnud inimesed, kes juba praegu on hariduslõhe võib-olla põhiosalised. Need on madalama haridustasemega inimesed, natuke vanemas eas inimesed, kuigi siin me kaardistasime 50–65, mis tänaste standardite järgi ei ole üldse vana, aga ikkagi vanuseline trend on, ning kutse- või keskharidusega inimesed. Kui mikrokvalifikatsioonid peaks olema see lõhe või see viis, kuidas me prooviks inimesi tagasi haridusse tõmmata, siis me näeme, et siin valdkonnas on veel hästi palju tööd teha, sest inimesed tegelikult ei tea ja seega, kuidas nad saaksid sellist võimalust kaaluda. Me ka kõigepealt kontrollisime inimeste teadmisi, et kas nad üldse teavad, mis mikrokvalifikatsioonid on. Need, kes ütlesid jah, üldiselt teadsid. Me küsisime ka, mis nad arvavad sellest. Me tutvustasime neile seda kontseptsiooni, nad pidid selle läbi lugema ja siis natuke mõtlema. Ja neile üldiselt meeldis. Oli paar skeptikud, kes ütlesid, et see on viis nende rahakotti tühjendada, aga enamjaolt inimesed ütlesid, et see on nii uus ja huvitav võimalus paindlikul viisil haridust omandada või ennast täiendada. Seega võib öelda, et juba praegu on mikrokvalifikatsioonidel potentsiaali inimesi tõmmata haridusse tagasi. Ja seda veel olukorras, kus me sellest väga palju ei tea.
Samuti tahtsime me teada seda, et kas praeguses seisus on mikrokvalifikatsioonidel juba mingisugune selline tunnetatav eelis. Tehniliselt see õpivorm ei peaks ju lugema. Ja siin võib-olla hea uudis või selline oluline vaade on see, et inimesed kõige rohkem ütlesid, et see sõltub asjaoludest. Mida see tähendab, on see, et nad ikkagi vaatavad konkreetse koolituse pealt. Ja see on ju päris hea mõte, on ju, et sa vaatad päriselt otsa koolitajale, sellele, mis sa õpid, sõltumata sellest õppevormist. Aga kui me vaatame nüüd teist ja kolmandat kohta, siis me näeme, et juba praegu tundub, et mikrokvalifikatsioonil sellise õpivormina on rohkem minekut õpihuviliste seas kui tavaliselt täienduskoolitusel. See nüüd siit ei maksa ka lõplikult midagi järeldada, aga see on mõtlema panev või vähemalt paneb vaatama seda, et võib-olla tuleks mikrokvalifikatsioonide pakkumisse rohkem investeerida. Ja miks? Mõned avatud vastustest välja toodud kokkuvõtted on ka teie ees. Samamoodi me vaatasime siis seda, et mida siis inimesed mikrokvalifikatsioonide osas mõtlevad või mis on nende eelistused. Kui siin teil on siis võimalus andmeid täpsemalt puurida, et mina võiks öelda, et mina märkasin seda, et eelkõige seostatakse mikrokvalifikatsioonina rohkem tööga. Ehk siis töö kontekstiga, mitte tingimata sellise isikuarengu või mitte töö kontekstiga. Ja üldiselt soovitakse õppida töö ajal natukene, mis ka eeldab seda, et inimesed arvavad, et see on nende tööandjate jaoks oluline ja neil on võimalik mingis mõttes õppida pigem töö ajal ja natuke, kui näiteks nädalavahetustel või kuskil sessi õppes. Aga loomulikult need on lihtsalt inimeste eelistused, mis nad selles uuringus välja tõid. Kolmandaks vaatasime siis seda, et kuidas inimesed üldiselt tahavad õppida. Ja kuna ma ise ka õpin ülikoolis, siis tunnistan, et on väga põnev vaadata, et kas tahan igavesti õppida ees ja kogu aeg loenguid järele vaadata, kui ma samal ajal saan, ma ei tea, koristada, või tegelikult ihkan ma hoopis klassiruumi tagasi. Üllataval kombel selles uuringus ütlesid inimesed, et nemad tahaksid esimese eelistusena õppida füüsiliselt koha peal. Minu jaoks oli see suur üllatus, eeldan, et see võib olla lihtsalt seotud sellega, et kui me õpime ees, siis me tegelikult ei õpi nii hästi. Või me tahame seda, et keegi on meie juures, suhtleb ja räägib meiega, et me võtaks seda võimalust tõsiselt. Samal ajal on põimõpe, osa veebis, osa koha peal, ka ju väga populaarne, nagu me siit tulemustest näeme. Veebiõppe aga ei ole, võib-olla sellepärast, et see tunne, et sa võid igal ajal õppida, tähendab, et sa ei õpi mitte ühelgi ajal. Või vähemalt see nõuab seda ajaplaneerimisoskust, kuhu, eks ole, ka mina pidin siis koolitusele minema. Ja samuti näeme ka siit, et inimesed tahaksid õppida pigem töö ajal või sellisel äripäeva ajal, selleks, et nad saaksid nädalavahetusel puhata. Ka see on hea mõte, sest kui me ei puhka, siis kuidas me üldse õpime. Huvitav oli ka vaadata seda, kellega koos inimesed õppida soovivad. Ja me nägime seda, et enamjaolt ikkagi inimesed ütlevad, kui võrrelda, et kas ma õpin oma grupis, võib-olla minuga sarnaste inimestega või näiteks tudengitega, kuigi tudengeid on täna väga mitmekesiselt, ütlesid inimesed küll, et okei, ikkagi enamuses õpime tudengitega. Aga siiski, nagu me näeme, on väga suur osakaal inimesi, kes tahaksid õppida oma grupis täiskasvanud õppijatega koos. Ja korra hüppan ette, see osakaal on kõvasti suurem just vanuses 50+. Ma ise, siin ma nüüd tõlgendan jõuliselt, aga ütlen, et ma arvan, et seal taga on mitmesugune hirm. Ka mina õpin noorte tudengitega, endast nooremate tudengitega koos ja see hirm, et kas sinu kogemust ei võeta tõsiselt või et sa ei ole enam nii kiire, sest sa tegid oma eksamit, ma ei tea, 15-20 aastat tagasi või veel rohkem, see tegelikult paneb sind kogu aeg mõtlema, et kas sul on seal ruumis turvaline ja hea. Ja see võib ka tähendada, et kui me tahame rohkem tuua neid lõhestunud osapooli või haridusest kaugemaid osapooli, siis me peame ka disainima neile sobivad ja aktsepteeritavad õppimisvõimalused või vähemalt nende hirme adresseerima. Ning mida me nägime, oli ka siis see, et inimesed on valmis õppima erinevates keeltes, taas kord 50+ vanuses, võimekus inglise keeles õppida on siiski väga madal, mis tuleb lihtsalt sellest, et see põlvkond omandas teised keeled oma kooliharidusena. Viimasena, siin küll on ainult osa vastuseid, kuna inimesed kirjutasid meile väga palju avatuid vastuseid. Küsisime me lihtsalt selle kohta, et mis teeb koolituse heaks. Ja siin on selle kohta ka üks sõnapilv. Ma ütlen ausalt, siin ei ole mitte midagi uut. See ei ole mingisugune revolutsioon, inimesed tahavad häid õppejõude, kes on oma ala eksperdid, teemaga kursis.
Nad tahavad seda, et see koolitus oleks asjakohane ja kajastaks häid teadmisi, et ma tunnen, et ma lähen sinna. Ja nad ütlevad, et kuna mina tulen, see on mulle suur vaev, et ma õpin, siis ma väga tahaks, et ka mulle disainitaks selline hea ja inspireeriv koht, kus ma need head oskused saan. Nii et nendest vastustest ütleks, et tuli välja see, mis on alati oluline, et õppimise keskmes on see inimene ja ta vajab seda väga head õpetajat ja neid häid teadmisi selleks, et siis ennast turvaliselt proovile panna. See oli siis minu ülevaade sellest uuringust ja loodan, et te siis saate nüüd need teadmised kohe järgmisel koosolekul töösse panna või lihtsalt mõelda, et kas te lähete sellele heale koolitusele, millest me enne koos mõtlesime. Aitäh! Anna, huvi on ikkagi selle uuringu vastu jätkuvalt olemas, ehk et saad sa korra üle öelda, et kuidas seda näeb või kes seda näeb? Ja ütleks, et üldiselt see uuring on kasutuslitsentsiga ligipääsetav, et selleks tuleks ühendust võtta minuga ehk siis Emoriga, kuigi mina ei ole ainult Emor, et ma olen lihtsalt Emorist. Ja. Väga hea. Jätkame küsimustega. Eestis on umbes 160 000 keskhariduseta täiskasvanut. Milline on keskhariduseta inimese võimalus mikrokvalifikatsioonile ligi pääseda? No see ütleks ausalt, et praegu de facto ehk siis päriselt ma arvaks, et pigem need võimalused on natuke väiksemad, et need tulevad sellest, milliseid nõudeid praegu mikrokvalifikatsioone pakkuvad asutused, peamiselt ülikoolid, sinna igale kursusele panevad. Aga seda võiks tegelikult küsida neilt ka hiljem, kuna nad siin paneelis vestlevad. Et seega ma ütleks, et praegu piiratud, aga ma tean, et ka Haridus- ja Teadusministeerium töötab praegu seadusandluse kallal selleks, et mikrokvalifikatsioone saaks laiemalt pakkuda, sealhulgas ka näiteks täienduskoolitusasutused. Et minul endal on näiteks plaanis üks esinemisoskuste mikrokraad kunagi valmis keevitada, see on üks mu lemmikteema, et siis ma usun, et sinna ma luban igast haridusest inimesi. Ise hakkad andma, ma saan aru. Väga hea, anna siis mulle ka teada, ma tulen ka. Ma küsin ise niimoodi, sa küll mainisid seda seal, et meil tuleks nagu nende nii-öelda võib-olla nõrgemate või nende, kes on nii-öelda nagu tahaplaanile surutud, kes on ebakindlamad, nende toetamiseks luua parem keskkond. Kas sa natuke täpsustaksid, mida sa selle keskkonnal nagu silmas pead, mida nad siis pelgavad? Ja, no ma ütleks, et kardetakse nagu palju asju või vaja on nagu mitut asja. Et üks asi on, et meil on tõesti võib-olla vaja natuke disainida kursusi ja seal vihjavalt anda märku, et see on nendele inimestele ligipääsetav, see on sobiv, seal võib olla rohkem individuaalõpet, mis iganes, võiks nagu julgustada inimest mõtlema, et see nüüd mulle sobib. Üks võimalus on öelda, see on sobiv sellele inimesele, eks ole. Teine asi on see, et ma arvan, et need inimesed vajavad ka jõhkralt eraldi julgustamist. Et kui mina räägin oma natuke näiteks vanemas eas lähedastega, nad on väga pessimistlikud oma enda potentsiaali suhtes, kuigi nad on teinud väga suurepärase pika karjääri. Need inimesed, neil ei ole keegi kunagi öelnud, et sa oled staar ja sinust saab kõike. Et meil tõenäoliselt on vaja ka neid inimesi väga palju julgustada. Nii et üks tulevikutöö tõenäoliselt on haridustoetaja, et siis karjäärinõustaja 3,0. Ja mis selles mõttes langeb kokku selle ka siin foorumi eel palju kõne on pälvinud eilse Ringvaate looga, kus siis üks gentleman, kes on jõudnud oma 50-ndatesse eluaastatesse, läks tagasi keskkooli ja keda toetas sellel teekonnal tema doktorikraadiga elukaaslane naine, eks ju, et need su toetav keskkond ongi hästi oluline. Aga lähme edasi. Anna, suur tänu. Tegelikult praegu just tuli üks küsimus, kas uuringus on eristatud ka seni rohkelt õppivate seni õppes mitte osalenute vastused? See on hea küsimus. No mida me küsisime oli lihtsalt see, et mis on inimeste haridustase, nii et seda me oskaksime öelda ja neid tulemusi saab ka kõikide taustatunnuste raames filtreerida. Aga me nüüd ilmselgelt neid tulemusi ise kohe koha peal ei oska öelda, nii et siis kirjutage mulle, et ma saan ikkagi väljavõtte teha. Anna-Karolin Emor, suur tänu!